React nüüd siis. Ja kui me hakkame Reacti pärast Vue't kaevama, siis esimene asi, mida Reactist teada kõige kontseptuaalsemal level tasandil on see, et React on nüüdseks siis juba üsna mitu aastat kasutamas sellist asja, mille nimi on funktsionaalne programmeerimine või siis vähemalt niisuguses funktsionaalse programmeerimise stiilis need asja tegemas. Kunagi oli ka Reactis olemas meil objektid, on ka jätkuvalt tegelikult olemas, aga neid kasutatakse praegust ainult 1-2 asja jaoks, täpselt isegi vist ainult ühe asja jaoks. Ülejäänud asjad Reactis kõik on siis mitte objektorienteeritud ehk on funktsioonide abil lahendatud. Ja kõige tähtsam siis Reacti kontseptsioon üleüldse on siis see, et UI on funktsioon üle state'i ja see on ühesuunaline funktsioon. Ehk te annate funktsioonile sisse state'i ja vastuseks saate UI ja teistpidi suhet seal ei ole. Ehk kõik see, mis tehakse UI's, mitte midagi selle state'i tagasi automaatselt ei jõua. Kui siis Vue teeb meil kahesuunalist data bindingut ja vahet ei ole, kus otsas me midagi muudame, kas state'is või vaates, siis ja vastavalt teine pool siis syngitakse, siis Reactis on see tegevus ainult ühepoolne. Selleks, et UI muutuks, tuleb state'i muuta. Ja eriti jõuab see siis kohale vormiväljadel, ehk kui te teete input'i mingisuguse ja sinna input'i peale midagi kirjutate ja kui te kasutate kuidagi mingit aeglast brauserit või aeglast arvutit, siis on seda ka nagu füüsiliselt silmaga näha, kuidas input väljale tekib üks täht, mis iganes te vajutasite klaviatuuri pealt ja järgmisel hetkel see täht kustub kohe uuesti ära. Sest React jõuab kohale ja ütleb, et ahaa, aga minu sisemine state ütleb, et seal input välja peal, mis iganes muutuja sinna külge on seotud, et see muutuja ei ole reaalselt muutunud ja tänu sellele seda input'i niimoodi kuvada teile ei tohi, kus see uus üks täht on tekkinud ja läheb kustutab selle tähe ära. Ehk see on siis selline esimene nagu suur põhimõte, mida siis Reacti juures nagu teada. Ja teine suur siis põhimõte, kus kunagi meil oli juttu sellest, et JavaScriptis on terve hulk erinevaid raamistikke ja teeke ja kogu aeg tuleb neid vaikselt juurde, nüüd enam viimased aastad mitte nii palju, siis tegelikult raamistike sõja võitis asi, mille nimi on JSX. Ja JSX on siis selline HTML-laadne markupi keel, mida otse koodis React kasutab ja see ei ole siis HTML tegelikult, vaid on selline HTML-i väljanägemisega natukene mõnes kohas teistsuguse syntaksiga markup, mis konverditakse või teisaldatakse siis otse JavaScriptiks. Kui ma nüüd korra kuhugi hüppan edasi natukene, siis välja näeb umbes selline. Meil on funktsioon, siin sees on return statement, sulud algavad ja siis korraga läheb see üle HTML-iks. Ta nüüd päris HTML ei ole, et kui siin nüüd võtta ja kopeerida kuskilt valmis HTML-i, siis natukene tuleb teda muuta, sellest tuleb selline halba juttu, siin on kohe esimene asi näha, class name. Sellepärast, kuna see siin on täis JavaScript, ei ole HTML tegelikult, on ikkagi keset JavaScripti koodiblokki, siis sõna class on JavaScriptis keyword ja seda ei saa kasutada. Ehk siis klass ja for ja igased niisugused asjad tuleb siis ära muuta. Ehk natukene tuleb search and replace'i teha. Muus osas on ta siis üsna standardne HTML välimuselt. Sisult ta tegelikult siis HTML ei ole. Ja tuleme tagasi, ehk siis see on see template'imise asi. Two-way binding on siis see järgmine asi, mis on just juttu juba oli, et siis Vue's meil on kahesuunaline, Reactis ei ole. Reactis nimetatakse siis controller komponendiks. Ja järgmine suur vahe on siis selles, et kuidas siis seda HTML-i template'i juhitakse. Ehk meil on siis kõikvõimalikud igasugused rendered listid, eventid, mis iganes asjad seal, andmete bindimised, kõike muud taolised. Ehk siis enamik raamistikke, ehk siis nendest 3-2, mida meie siin kursusel üritame vaadata, ehk siis Angular ja Vue modifitseerivad seda HTML-i oma igasuguste keywordidega. Vued, mida me oleme teinud, V-model, V-if ja nii edasi, siis Reactis on selleks lihtsalt tavaline JavaScript ehk conditional. Kui meil Vue's on V-if, V-show, siis Reactis on lihtsalt JavaScript. Return statement'id, and'id ja kõik muu taoline. List rendering, kui siin on mingi V4, siis Reactis lihtsalt käime mapiga üle mingi kollektsiooni ja tagastame Reacti komponente järgmiseid.
ehk siis seda sama JSX-i tükikesi. Eventid, kui siin olid Vues on siis spetsiaalselt see and ja koolon, siis siin on klikk, otse siis HTML-i sees reaktiivsus, see on siin siis üsna teisiti natukene lahendatud, ehk siis use state, use memo, use effect, igasugused muud niisugused asjad, me käime kõigest nendest üle siis, slotid, asjad, state management'id, omad mingid teised teegid, ehk mingid asjad on siis sarnased, mingid asjad on teistsugused, aga üldiselt natukene harjumist ja siis saab hakkama ja tavaliselt keerulisemaks läheb just nimelt vähemalt alguses ja ka lõpus ütleme siis niimoodi, ega alguses on raske aru saada võib-olla nagu mõneti, ehk siis kõik võimalikud use asjad, ehk mida nimetatakse siis hookideks ja lõpus siis on uuesti hookidega probleem, et kui komponendid hakkavad väga suureks minema, see rakt hakkab väga keeruliseks minema ja on suur rakendus, siis ka hakkavad nende hookidega hakkab jälle keeruliseks minema, sest lihtsalt saab jube palju korraga nagu olema ja siis läheb nende vahel maadlemine ja nende nagu kooshoidmine läheb keerulisemaks. Aga ei midagi keerulist. Ja mis on veel siis vahet, on siis see, kuidas Vue jagab oma koodi. Vues on siis selgelt see asi jagatud kaheks, et on meil HTML-i osa ja on JavaScripti osa ja on CSS-i osa, siis Reactis see nii ei ole. Reactis on siis kõik üks ühine JavaScript lihtsalt. Ehk kõik on siis lihtsalt JavaScripti expressionid. Ja nüüd Reacti puhul siis sama jutt nagu Vuegi puhul on ju, et Vue tegelikult ka ei ole oma olemuselt framework, ehk me peame siis sinna igasuguseid tükikesi sobivaid endale juurde otsima, aga nii ka React. Ka Reactis siis paljast Reacti keegi ei kasuta, vaid otsib sinna juurde siis kõikvõimalikke nagu lisateeke. Ja kui vanasti me otsisime lisateeke siis sinna ise juurde, mis on jätkuvalt veel olemas täiesti, siis nüüdseks on siis React, mis on tegelikult Vues olemas Nuxti näol, on siis jõudnud seda, et React ise, kui te lähete Reacti kodulehte lugema, ütleb, et ärge nüüd Reacti otse kuidagi toorelt kasutage ja ärge ise üritage neid asju kõike kokku endale otsida, vaid kasutage mõnda siis valmis Reactil baseeruvat frameworki, millest siis kõige populaarsem on Next.js. Next.js on veel selline kaval ettevõte, kes siis üritab teha seda, et nii nagu Microsoftki, et te tuleksite nende pilveteenusesse. Ehk kui Nexti kirjutada, siis see kõik töötab kõige paremini Next.js-i, mille taga on see ettevõte nagu Vercel, töötab siis nende juures kõige paremini. Aga seda siis ainult sellistel tõesti nagu äärejuhtudel või kui seda väga tõsiselt väänata, Next.js iseenesest ei pane kätt ette ja saab seda ka täitsa edukalt deployda ükstaas kõik kuhu, nii pildida staatiliselt, kui ta on ainult kliendipoolne kood, või kui ta ka siis on selline Reacti kood tänapäeval, mis ka nagu backendi omab iseenda jaoks, siis ka see on täiesti võimalik ilma siis Vercelita edukalt käima panna. Ehk on kõik olemas. Ja alustame siis sellest, ehk siis meie siis baseerume Next.js-il ja alustame sellest npx create next step ja at latest teeb teile siis viimase versiooni kogu sellest asjast. Ja sellised standard asjad, mida seal valida. App router kindlasti on meil vajalik TypeScript, ESLint, käige kõik need optionid läbi. Ja nüüd vaikimisi tahab ta tulla out of the box siis Tailwindiga CSS-i osas. Kes tahab, valib selle, kes tahab, võtab siis ja teeb seda Bootstrapiga. Kes nüüd on, kuivõrd see on siin suunatud siis IT-kolledži kursustele, et kui te olete samal ajal ka C-Sharpi veebirakenduste kursusel, siis võib-olla on Bootstrap parem valik, sest kogu see C-Sharp on Bootstrapi täis. Ja sealt on siis lihtne koodi üks ühele kopeerida ja samas stiilis seda jätkata. Aga ei ole otseselt kohustuslik, kes tahab, tehke Tailwindi oma maitse. Ja lõpuks saate mingisuguse projekti endale sellise, kus on mingisugune valmis lehed ja siis võib selle kõik sealt puhtaks teha ja lõpuks jääda siis sellise kõige lihtsama nagu komponendi juurde, mis siis tõesti ainult Hello Worldi teile ekraani peale paneb brauseris. Ja siin on siis näha see Reacti siis stiil, et ta on funktsioon. Funktsioone me saame kirjutada kahte moodi, et saame kirjutada nagu function keyword'i kasutades
või siis ka arrow function'ina, ehk siis niisuguse lambda avaldisena, ehk mõlemad on täitsa toimivad ja töötavad. Siin on nüüd jutt vahepeal Bootstrapist, ehk kes siis Bootstrapi tahab kasutada, siis korjake siit see kokku, kuidas seda külge panna, ma ei hakka seda siit detailselt läbi käima, juhend on üsna täpne ja töötab üsna edukalt, nii et midagi keerulist selles ei ole. Ja nüüd siis React ise, ehk siis süntaks JSX ja kui ta välja näeb, siis tõesti selline, kui ta on üherealine tagastus, teil on ju siis sulgus ja returnile taha vaja, näeb siis välja nagu HTML, mida te iganes siit tagastate. Ja mis siis tegelikult juhtub, on siis see, et see kood, see JSX-i nagu markup, konverditakse tegelikult JavaScripti funktsioonideks, mis näeb välja umbes selline ja mida ka tegelikult võite ise kirjutada. Aga seda siis keegi tõesti kunagi niimoodi käsitsi kirjuta. Ja Babel.js webside'il, babel.js.io, võite minna ise proovima, ehk võtke oma mingisugune suvaline kood, otsige siit üles see JSX-i konvertimine Babelist ja pange oma funktsioon siia ja näete, mis sellest välja tuleb. Ehk kuidas see asi siis muutub kõik selliseks nestitud või üksteise sees olevateks funktsiooni väljakutseteks. Ja mis on siin nüüd oluline nagu koodi kirjutamise või arenduse vaatest on see, et kuna see reaalselt teie JSX konverditakse töötavaks JavaScripti koodiks, siis ja JavaScript ja TypeScript on ikkagi just nagu mingi kompilaator käib siit üle, siis siin ei saa teha vigu. Kui teil on mingisugunegi sulg, kaldkriips, lõpetav märk, midagi on puudu, siis see asi lihtsalt ei kompileeru ja annab teile kohe suure punase joonega märku, et nüüd on asi katki, mis on oluliselt parem kui HTML on ju, mis lubab endale kirjutada sisse üksteist kõik mida ja teha üksteist kõik mida ikka üritab, on ju see brauser midagi sealt välja renderdada. Siis siin nii ei ole, siin teile ikkagi Visual Studio või mis iganes muu vahend, Visual Studio Code, üksteist kõik mida kasutate, näitab teile kohe, et siis et on vead ja nii teha ei saa. Ja mõned siis vahed, mis siis on HTML-is ja JSX-is, on siis see klass, mis muutub siis class name'iks. For, mis oli meil label'ite juures käigus, on ju, muutub siis HTML for'iks. Ja igasugused atribuudid on siis camel case-itud. Tab index, läheb tab index, on click, läheb siis on click, suure tähega seisi. Ja JavaScriptis siis, või siis täpselt JSX-is on ju, mis siis konvertitakse JavaScriptiks. Siia siis saab embedded expressionid, ehk siis öeldakse, et interpoleerimine ja käib see siis tavaliste loogiliste sulgudega. Ehk siia siis kirjutatakse selle koha peale välja teie on ju, mis iganes see name stringi väärtus on. Ja see on just nimelt expression, mitte string on ju, ehk see evalueeritakse, ehk te võite siin liita, lahutada, kutsuda välja mingeid funktsioone, mida iganes teha, kogu see asi arvutatakse välja, ehk siis avaldis arvutatakse välja ja lõpuks konverditakse stringiks. Ja kui te siis tahate siia päriselt objekti panna, ehk siis näiteks stiili näite puhul on ju, siis algab peale siis esimesed loogilised sulud, mis ütleb, et nüüd on expression ja siis teised loogilised sulud, mis ütlevad, et nüüd me tagastame siit siis selle objekti. Ja igal poole siin on mul siis ka sellised rohelised kastikes nende materjalide vahel, mis toovad siis võrdluse, kuidas see näeb välja Vues, sama asi, ja kuidas see asi näeb välja Reactis, et kes juba Vue selgeks sai, siis siit on selline nagu hea silmaküllast, et mis see siis see võrdluse vahe on. Tulemus on, põhimõtted on samad, süntaks natukene nagu erinev. Ja nüüd on ju, kui me siis Vues olid meil need v-if'id ja v-show'd on ju, et konditsionaalselt tingimuslikult midagi välja renderdada, siis siin saab lihtsalt teha ternary operatorit. Kui see on true, siis tagastame justkui selle dashboardi, ehk see on jällegi see expression loogiliste sulgude sees. Kui see isLogged in on false, tagastame siit login mingisuguse komponendi. Logical end, ehk siis truth'i kasutamine, show error end, ehk kui see on false, siis minnakse seda poolt täitma. Early return, ehk siis lihtsalt mingi funktsioon ja saab mitut return statementi kasutada erinevate tingimustega, võite switchida, mida iganes teha, if'e kasutada, mis iganes teil pähe lööb, on ju. Listi renderdamine, nagu juttu oli, map,
ja siin on siis nüüd näha, kuidas see käib, ehk me tagastame mingisuguse expressioni, mida tagastas items map, ehk items map on ju tagastab uue massiivi ja selles uues massiivis te elementi haaval teete mingisuguse transmutatsiooni, ehk teete mingi teisenduse. Ehk see siis võtab selle items massiivi, array, käib üle, see item on siis üksik element, siit apple, banana ja cherry ja uude massiivi, mida see items map siis tagastab, ehk mis siis ka lõpuks siit välja renderdatakse, pannakse siis kõik need lead. Ja siin on siis üks oluline asi, on see key võrdub item. See oli ka Vues meil olemas, ehk see on siis see, mille järgi React ja ka Vue siis samamoodi pärast DOM-ist tuvastab, mis element on kus kohas, juhul kui siin selles items massiivis midagi muutub. Ehk ta selle järgi teab, millist rida siis tegelikult update ima minna. Ehk katsuge siin siis, või nii-öelda tuleks kasutada mingit unikaalset välja, mis teil sellest listist nagu kuskilt võtta on, mingisugust ID tavaliselt on ju, ja mida ei tohiks kasutada, on siis need samad massiivindeksid, sest need massiivindeks ei ütle nagu mitte midagi talle on ju. Esimene element võib olla kord üks, kord teine on ju. Ehk pigem siis mingisugune, siin sama string on ju, need on unikaalsed. Ja Reactis siis kogu siis elu abstraktsioon, kui meil Vues abstraktsiooni mõistes oli siis see, et meil on ka justkui komponendid, aga komponent on jagatud 2, HTML-iks ja JavaScriptiks, CSS-iks ka on ju, siis siin vastupidi Reactis ongi siis ainult komponendi tasemel jagamine. Ja nagu jutt oli, neid saab kirjutada siis 2 moodi, kas siis sellise funktsiooni deklaratsioonina, nagu niisugune klassikaline, või siis arrow funktsiooni kaudu. Sisu on täpselt üks ja sama, mõlemaid saab kirjutada mitmerealiselt, nad teevad ühte sama asja. Ja kuivõrd me ei ole siin nagu objektorienteeritud programmeerimises, meil ei ole siin objekte, siis nii või kui meil this'i siin funktsiooni sees nagu kasutada pole, ehk arrow funktsioonis meil this'i ei olnud, on ju, siis ei ole ka sellest mingit nagu vahet, on ju. Ja vahe siis või oluline on siis see, et komponendi nimed algavad siis suure algustähega, ehk siis JSX eeldab, et kõik, mis on väikse tähega, on HTML, või siis see JSX ise ja kõik, mis on suure algustähega, on siis mingisugused Reacti komponendid. Kui teil on mitu asja vaja tagastada, ehk mitmerealine, siis on ju sulud ümber, ja JSX-is saab olla ainult üks top-level element. Kunagi oli see Vues ka niimoodi, nüüd Vues enam nii ei ole, JSX-is jätkuvalt on, ja selleks on siis spetsiaalne element olemas, nimetatakse fragmendiks, mis on siis selline nagu tühi HTML-i tag, ehk siis lihtsalt suurem-väiksem märgid kinni lahti. Ja ehk siis ei tule see mingisugust, mingit divi ja mingit muud niisugune asja ümber kirjutada, on ju. Ja veel kord jutt on ju, Vues oli need 3 eraldi plokki, on ju, siin on kõik lihtsalt üks on ju, funktsioon, kõik kokku. Siin näited on ju komponentidest, kuidas neid luua, privacy, home, mis iganes asjad, kuidas välja lõpuks näeb. Ja siin väike siis näide, kuidas teha mingit navbaari, näiteks const header, ja see nüüd siis koopia on ju ASP.NET-i mingisugusest koodist võetud või ASP.NET-i poolt renderdatud HTML-ist. Ja nagu jutt oli, nüüd jõuame datani. Reacti data on siis ainult ühesuunaline, ehk kui Vues on meil V-model, mis on kahesuunaline, siis Reactis on see ühesuunaline, mida peab siis kogu aeg meeles pidama, kui seda ükskord tarvis on. Ja andmed elavad meil tavaliselt 2 kohas, on property'd, ehk siis see, mida me anname järgmisele komponendile kaasa, kes annab selle omakorda võib-olla kellelegi kaasa ja nii edasi, ja siis state ise, ehk siis mida siis komponent enda sees hoiab. Ja state'i siis saab siis kuidagi modifitseerida, mis küll nagu funktsionaalses komponendis tekib tunne küll kuidas on ju. Proppe, ehk siis properteid me muuta ei saa. Ehk siis immutable vastuvõtvas komponendis. Jällegi võrdlus on ju Vuega. Ja kuidas siis propertid välja näevad, ehk mida teha ei tohiks, on teha midagi selles vaimus. Ehk any kasutamine kogu TypeScriptis on nii või kui saatanast ja keelatud, ehk ärge seda tehke.
ja mida siis tegema peaks, on see, et te peaksite siis oma propertitele tüübi defineerima. Siin siis näiteks meil on üks message string tüüpi property ja näidatakse seda siis niimoodi. Ehk siis property'l props, sellel on siis mingisugune interface, mis kirjeldab, mis siis selle propsi sees meil olemas peaks olema. Ja siis saab siit props punkt ja saate kõik oma väljad ilusti kätte. Ja seda siis saate ka nagu viisakamalt võib-olla siis kirjutada, kui nii tahta. Interface on sama, aga siin on siis kasutatud destruktureerimist, ehk siis võetakse need väljad ükshaaval siit privacy props seest välja. Ja nüüd, kui seda siis siin komponendi sees kasutada, siis enam ei pea see ette seda props punkt kirjutama. Mõlemad teevad täpselt ühte seda sama asja. See on niuke, kas ta nüüd tõesti on siis nagu cleanest, on võib-olla nagu siis nagu vaieldav, on ju. See on maitse küsimus, mida nagu lihtsam nagu lugeda on ju. Mõneti ma aeg-ajalt olen ka mõelnud, et võib-olla ikkagi parem on see ülemine variant, ehkki Reacti nagu sügavad gurud soovitavad nagu võib-olla seda rohkem, sest siin ma ikkagi selgelt näen, mis on nagu propertitest tulnud asjad ehk propsidest, mis on sealt nagu olla tulnud, sest igal pool need funktsioonid hakkavad nagu pikaks minema. Siin igal pool on näha, et props see ja props teine, siis ma tean, kus see tuleb ja kui mul on lihtsalt message, siis ma tean, et see on mingisugune lokaalne muutuja juba selle funktsiooni sees deklareeritud. Ehk siis ma saan nendele nagu vahet teha. Nii et see on nagu maitse küsimus on ju. Ja nende propside kasutamine, ehk kui nüüd seda privacy komponenti siis välja kutsuda, siis siin mingisugust objekti tegema ei pea. React seda täiesti teab, millega on tegemist ja näitab ilusti, et message on siin siis see kohustuslik parameeter, mis siin olema peab. Saad teha ka optionale. Optionalid siis küsimärgiga, nii nagu TypeScriptis ikka. Saab ka anda default väärtusi. Jällegi siin destruktureerimise käigus näituseks saab neid külge panna, ehk selles suhtes kõik nagu toetab. Ja natukene juttu ka, kui me Vues olid slotid on ju, siis ka siin saab sarnast asja teha. Ehk JSX-i nii-öelda nagu edasi anda, ehk siin näiteks children, mis on siis tüübist React Node on ju, mis siia cardbodisse praegast välja renderdatakse. Ja edasi antakse seda siit niimoodi, ehk ta on siis selline nagu see automaatselt, kui te teete nagu sloti kasutust, see on see, mida Vue seda nimetab, on ju, ehk teil on siis kaardi algustag ja lõpptag, siis see, mis te siia kaardi nagu elementide vahele panete, automaatselt muutub siis siin children propertiks. Kiidesti juba oli juttu, ehk miks see vajalik on. Ja mida sellega tehakse. Siis kui hakkame seda kirjutama siin, siis mingil hetkel te hakkate tavaliselt vigu saama. Ja vigu hakkate saama sellepärast, et Next.js-is on siis kahte moodi komponente võimalik kirjutada. Ja need kahte moodi komponendid on siis server komponendid ja client komponendid. Ja server komponendid on siis sellised komponendid, mida saab välja renderdada ükstaskõik kus nii brauseris kui ka siis Node'i, Next.js kasutab all Node'i on ju, siis Node'i serveris. Ja kui te Node'is oma komponente välja renderdate, ehk seal kui te HTML-i produtseerite, siis seal DOM-i ei ole, ja seal ei ole JavaScriptil päriselt olemas. Või JavaScript on ju, aga brauserit pole veel päriselt olemas. Ja sellest siis ka vahe, et mida siis saab kasutada, ei saa kasutada. Ja nagu te hakkate kasutamises neid asju, mis on seotud brauseriga, siis kohe hakatakse teile ütlema, et seda teha ei saa ja siis, et seda lahendada, tuleb siis kirjutada komponendile kõige esimese rea peale siis use client jutumärkide vahele. Mis nüüd omakorda siis tähendab seda, et seda komponenti saab renderdada ainult brauseris ja enam seda serveris renderdada ei saa. Siin kursusel me küll keskendume valdavalt kõik ainult selle peale, mida me teeme brauseris ja mitte selle peale, mida me teeme serveris, eriti nagu Reacti mõistes, mida seal teha. Ja me ei keskendu sellele, et hüdreerida oma lehtesi juba serveris valmis, et me ei proovi serveris esimest HTML-i valmis genereerida ja et siis nagu kliendi poole peal hästi kiiresti pilt ette anda valmis HTML-ist ja alles siis hakata JavaScriptis DOM-i manipuleerima. Meil on täitsa okei, kui me teeme seda kõike nagu brauseri poole peal. Ja Reactis, Nextis siis tehakse selles vahet, et mis on siis kliendi komponendid ja mis on serveri komponendid. Vue
seda vahet ei tee ja Vue komponendid justkui töötavad siis nagu mõlemal pool. Vuel, kui kasutada Nuxti, mis on siis sarnane raamistik nagu Next.js, siis seal Vue kuidagi tegeleb sellega ise, et mida siis saab serveris kasutada ja mida mitte. Ehk siis, kus on see vahe. Ehk mingist otsast võib ütelda, et rule of thumb päriselus on jah, et see jäme reegel, et kõik on alguses server komponendid. Meil kursuse mõistes tegelikult võite rahulikult ütelda, et meil on kõik use client iga pool päises automaatselt. Ehk meil see pole see serveri komponendid pole reaalselt nagu olulised. Siis juba juttu oli ka natukene, et jah, kuskil on olemas ka klass komponendid. Korraks me ikka kuskil näeme mingis järgmises loengus, aga need siis juba sellest hetkest, kui tulid siis asjad, meil nimed on hookid, kuhu me siis kohe välja jõuame. Ehk siin juba mõnda hooki oleme näinud, siin ka üks paistab use state. Et siis, kui tulid hookid, mis reaalselt tegi siis funktsionaalsed komponendid nagu päriselt kasutatavaks, siis sellel hetkel ka klass komponendid Reactis hakkasid välja surema. Ja nüüdseks on nad siis täiesti ära läinud. Ainuke asi, kus siis klass komponente veel kasutatakse, on siis need sama koht, millest juba jutt oli korraks, ehk siis error boundaries. Ehk kui on vaja näidata, kus siis viga tekkis, siis selle koha peal, ehk siis elutsükli mingisugused meetodid, ehk see on siis ainukene koht, kus veel kasutatakse klass komponente vajadusel. Eeldatavalt meil ilmselt loodame, et vaja ei lähe üldse. Ja nagu ikka, siia lõppu küsimused, kuidas ennast Reactis siis ette valmistada.